Miks ma siin olen? Selleks, et tuua au Jumalale ja surra iseendale. Viimase 2 nädala jooksul, mis on olnud pöörased, on vaenlane üritanud rünnata häbiga, mida sa teed, niimoodi laotad oma elu teiste inimeste ette või? Mis sellest head sünnib, naerualuseks saad. Aga ei. Tänud, Isa, et ma saan tõsta sinu nime kõrgele. Tänud, Jeesus, et sinu nimel sünnib see kõik, mis sündima peab. Ei ela enam mina, vaid sina minu sees. Tänud. Eile ütles Jumal mulle läbi Gordon Van Veleni, et ta tahab, et ma räägiksin Jumala sõna murtud südametega naistele. See oli tänase ette nagu ulmekinnitus. Jumal on saatnud mind siia siis selleks, et rääkida murtud südametega naistele, aga tegelikult ma usun, et teile kõigile. Kui ma olin 17, siis ma kohtusin oma abikaasaga. Me oleme tänaseks koos elanud 28 aastat. Meil on 2 last, 20 ja 25, tütar ja poeg, Gloria ja Andreas. Aga ma olin küll 2-aastasena lapsena ristitud. Aga me ei tundnud Jumalat. Mina tundsin Jumalat, aga 1/3 ainult Jumalat. 2/3 oli puudu, Jeesust ja Püha Vaimu seal ei olnud. Ja miks see oluline on? See ei ole ainult abielulugu, sellepärast, et selle 2 nädala jooksul, mis peale selle tunnistuse sellist väikest avangut, Jumal ütles, et see on ka tegelikult minu Jumala juurde jõudmise lugu. See abielu sai sellepärast löögi alla, et minu mehest oli saanud minu kindlus. Ja ma olin 2 korda Jumala tagasi lükanud sellepärast, et ma arvasin, et see lõhub minu väga hea suhte, sest tema ei tundnud üldse Jumalat. Tal puudus igasugune vaimulik ja vaimsed huvid. Ta küll oli, ta oli tõesti 2 jalaga maa peal Eesti mees. Kuigi huvitav on see, et me oleme täna Olevistes ja tema vana-vanaisa Anton Roosimaa on siin jutlustanud 60-ndatel. Tema vana-vanaema nimetab mu ämm usuhulluks, kes koogutas, annaks Jumal meile usuhulle. Ja Marko isa olla ka siin pinkide vahel ringi sibanud, aga nende kodus ei räägitud kunagi Jumalast ega millegist sellisest. Aga mina teadsin, et Jumal on olemas ja ma otsisin, aga ma otsisin valest kohast. Ja kuna meie elu keskelt 2001, see oli 9/11 september, kui Jumal proovis mind taas kord kätte saada, ta tuli mulle poolele teele vastu liftiga, Stockmanni liftis. Tuli keegi soome aktsendiga Pirjo ja küsis, kas ma tahaksin tunda Jeesust. Ja ma käisin isegi korra seal kodugrupis kuskil Raua tänaval, aga kuna ma teadsin, et Marko sinna kaasa ei tule, siis mina oma enese tarkuses otsustasin, et ma ei lähe sinna rohkem, sest see rikuks meie suhet. Ma valisin tema Jumala asemel. Aga me tunneme Jumalat, et ta on armukade Jumal ja see talle ei meeldinud. Ja siis andis ta mind kõige sellesse aasta meelevalda, võib-olla millest Rooma 1 räägib. – 2010. Meil oli tõesti väga hea suhe, meil oli ideaalne suhe. Inimesed kadestasid, ütlesid, et ei kakle vist mitte kunagi. Ja tõesti, me olime minge sugulased, meil oli väga hea suhe. Aga 2010 me hakkasime otsima siis oma elule täidet ja me hakkasime otsima maailma tunnustust, me hakkasime tegelema ettevõtlusega. Meie ellu tuli isekus, raha,
enamus asju hakkas saatma lõppe, et mis sellest kasu on. Kui me varem rääkisime väga paljudest asjadest, siis nüüd lõppesid meie vestlused, sest mis neist kasu on. Väga paljudest asjad, millest enam kasu ei olnud, kadusid ära meie elust. Meie ellu tuli riid, põlgus, meie rollid olid hägustunud, me olime töövõtjad, tööandjad, vanemad, sportlase, mänedžerid ja siis võib-olla vahel ka abikaasad, aruarva. Ja tegelikult mingi pimeduse loor saabus siis meie elu üle, tõsine pimeduse loor. Marko hakkas antidepressante sööma. Me tarbisime alkoholi, sellepärast et see reaalsus oli raske taluda. See, et sa ei taha koju minna, see, et sa ei taha koos olla, see, et sa ei taha otsa vaadata teisele inimesele. Sul on valus, sul ei ole nagu ruumi hingata, sest see kõik kägistab sind ja sul endal ei ole lahendust. Lapsed küsisid ka, ema, miks sa lased sellel ennast hävitada? Miks sa välja ei koli, miks sa teda välja ei viska, mida iganes, selle peab lõpp tulema. Huvitav, et ma teadsin, et ma ei tohiks seda teha, sest see ei ole õige. Kuigi 2000, ma arvan, umbes 15 kanti hakkas asi ikkagi minema nii, et ma ei tahtnud õhtuti koju minna, ma istusin lihtsalt õhtuti autos, läksin metsa alla, käisin nutmas, otsisin erinevaid tegevusi, et mitte koju minna. Ja Marko hakkas siis selliseid kesk- ja kriisi laadseid päevi veetma, nädalavahetusi veetma, hakkas pidutsemas käima sõpradega linnas, jõi ja teadis täpselt, mis on õige ja mis on vale. Ja see kõik intensiivistus veel, kui 2017 meie tütar tuli elavale usule. Siis hakkas kuri möllama kuidagi eriliselt. Ja kõik päädis sellega, et 2019 oli meil kõigil täiesti savi meie pereelust. Aga juhtus see, et meie tütar abiellus kolis välja. Meie poeg läks aastaks Norra ja siis me jäime kahekesi. Ja tõesti lapsed olid ka mulle väga-väga tähtsad. Väga-väga tähtsad. Ma olin väga paljust loobunud. Miks ma seda räägin, on lihtsalt see, et Jumal tõi väga tugevalt esile, et see oli minu valekindlus. Kui mulle kunagi Mari Vahermägi ütles Alfas, et Jumal tahab, et sa armastad teda rohkem kui oma lapsi, mõtlesin, et see ei ole võimalik. See on nii loll nõudmine, et see ei ole võimalik. Täna ma tean, et ta tahab seda, jah. Ja ma armastan teda rohkem kui oma lapsi. Aga ma armastan teda ka rohkem kui oma meest. Ja nagu te näete, mu mees on alles, ta on siin, Marko. Ja 2019 hakkas toimuma see, et kuna meie elu oli läbi, siis ma otsustasin, et nüüd teen mina seda, mida mina tahan. Ja läksin kirikusse. Nüüd ma hakkan elama. Sest nüüd oli mult kõik ära võetud, mille peale ma olin kindel olnud, mis oli mind kandnud. Mul ei olnud enam mitte midagi, reaalselt. Alguses ma küll käisin meditatsioonides ja kõiksuse kanaldused ja igasugust saasta, sest lihtsalt karjus. Tühimik oli nii hull, aga üks hetk kuskil alfa keskel Jumal ütles kõik nii, nüüd sellega ja oli päeva pealt lõpp kõige muuga. Igasugused emajumalad said lõhutud ja hävitatud. Tänud Jeesus. Aga meie elu muidugi ei paranenud, mida rohkem mina läksin Jumala poole, seda rohkem kurjaks läks kodus. Ja need sõjad olid päris hirmsad. Aga minu jaoks saabus lahendus siis, kui ma sain aru, et ma ei võitle enam liha ja verega. Ma ei võitle enam temaga, vaid selle kurjusega, mis on istutanud ennast tema sisse, mida ta ise on lubanud. Ja siis ma suutsin eraldada
selle sõimava ja röökiva inimese ja näha seda saatanat pärdikuna ta õla peal. Ma mäletan, kuidas ma lihtsalt seisin ja muigasin. Jää vait. Tõesti, jää vait. Ja ta ei süüdistanud mind mineviku eest, ta ei süüdistanud mind oleviku eest, ta süüdistas mind eeldatava tuleviku reetmise eest. Absurd. Siis ma sain aru, et see on vaimne. See kõik oli nii vaimne. Aga koguduses ma ei rääkinud, et ma olen abielus, sest tegelikult ma olin otsustanud, et see on läbi. Ja ma tahtsin, et ei tuleks mingit liigset jama sellega, et miks te lahutate või ma olin otsustanud, et see on läbi. Üksikud inimesed teadsid, vahel keegi pakkus. Tahad me palvetame su abielus su mehe eest? Ei ole vaja. Ei ole vaja. Ja ükselt ma tunnistasin, et ma ei taha, et ta siia tuleb. Ma ei taha, et ta kirikusse tuleb, ma ei taha, et ta kogudusse tuleb, sest ta tuleb ja rikub kõik ära, sest ta alati domineerib, ta on agressiivne, ta on vihane ja siis ei ole mul seda pelgupaika ka enam, sest kogudusest oli saanud mu pere ja pelgupaik, kus ma tundsin ennast esimest korda üle väga pika ja hästi ja turvaliselt. Ma käisin seal tõesti igal võimalusel, kui uksed lahti olid. Ja ma otsisin õigustust sellele lahutusele, sest Jumal kirjutab oma sõnas. Kui naine usub, aga mees on uskmatu, siis naine ei ole orjastatud. Las see mees minna. Jumal tänatud, ta teab, et kõik lõpud ei ole õnnelikud. Aga siis jõudis kätte punkt, kus Jumal enam ei leppinud selle olukorraga. Muutus pidi tulema. Ja see oli üks öö, kui Marko läks linna peale pidutsema jälle ja ta keset ööd 4 paiku helistas umbjoobes, tule mulle järgi. Kuhu? Ma ei tea. Ja ma siis ikkagi tõusin püsti, läksin autosse ja otsisin teda mitu tundi taga. Aga ta ei teadnud, kus ta on. Oli külm, nulli lähedal, ta oli väga õhukselt riides ja täiesti täis. Kui ma olin siis ringi tiirutanud ja vahepeal sain teda kätte, siis üks hetk ma lihtsalt istusin autos ja röökisin ja sõimasin ja sõitlesin saatanat ja ütlesin, et kõik nüüd aitab. Ja tegelikult ei läinud väga palju aega mööda, kui tuli see kõne, kuule ma saan aru, kus ma olen. Ja miks see öö nagu tähtis on? Sealt algasid muutused. Sealt algasid muutused. Peale seda jäi Marko Covidisse, siis ta koondati, siis ta lihtsalt järjest sai tema enesekindlus ja uhkus, mis teda hoidis Jumalast eemale, maha tambitud, näo oli porri, et veel vägevamalt sealt tõusta lõpuks. Tänud, issand. Ja siis hakkas tasapisi leppimine. Ja 2021 tuli uudishimust Marko kirikusse kaasa. See on selline ime. See on selline ime, sest ma tõesti ei tahtnud ta eest palvetada, ei ise ega lasta teistel. Aga see sama öö ja selle järgsel nädalal küsis mu kallis sõber, kas sa palvetad ta eest? Ja siis Jumal ütles, et siin on võti. Siis ma kurtsin, et ma ei suuda. Ma mäletan, üngrite koolis käis meil Veljo kapten, ütles, et su palved on mõttetud ja tühjad, kui seal ei ole armastust, aga mu palves ei ole armastust. Ja siis ma palusin armastust. Ma palusin, Jeesus, näita mulle teda läbi sinu silmade, sest mina ei suuda teda armastada nii, nagu peaks. Mina ei suuda palvetada nii, et see toimiks. Sest ta põles juba põrgu, tules minu kõrval ja ma lasin sellel sündida. Ja Jumal ütles, et aga ta on minu armas loodu ja sina pead tema eest ka palvetama. Mis siis, et sa oled nii valu täis sellest reetmisest? See on nagu Hiobi lugu, kui ma nüüd küsisin Jumala käest, miks oli vaja, et see kõik nii jäle on, et jõuda siia, sa teadsid, mis lõpp on.
Aga seal oli see ebajumal, seal olid need kõrgistused, seal oli see oma enese tarkus, mis oli vaja kõik kõrvaldada. Selleks, et anda 1000-kordselt. Sest meie elu on täna 1000 korda parem kui kunagi oli. Me ei pea enam teineteist tundma õppima, aga meil on ühine Jumal. Jumal on andnud meile tõesti nii palju, et see on üle mõistuse. Tänud, issand. Tänud. Loobu kõigest, otsi Jumala riiki ja ta annab sulle rohkem, kui sa eales oskad oodata. Amen.